Tere! Nii, mõnda tere kuulsin, aga ma ikka juba parem. Nii, ma ütlen veel kord tere ja nüüd ütlete kõik koos, siis me oleme kindlad, et saale täis. Nii. Tere! Tere! Kaunis, teeme väikse aplausi. Tervist, kallid vaatajad! Täna me oleme saabunud meie armsasse teatrimajja, kus siis sel nädalavahetusel jõuab lavale ELL viimast korda meie kooli 5. lennu revüüetendus Desiderium. Ja meil on siis harukordne võimalus näha telgitaguseid. Nii, traditsioon mõtleks lugu. Ühes proovis Rumet pidi tegema armud nägu ja siis Rumet tegi sihukest nägu. Kuna ma olen lavastaja ja lavastaja tiimis, siis ma arvan, et mul oli nendest kahest lihtsalt oli saada sellest välja pakkuda ja teised kohe said minu otsa vaadata. No pakuti, ma mõtlesin, casting oli ka. Ma esitasin monoloogi väga halvasti. Mulle pakuti ja ma mõtlesin. Kaus olla siis viimased kuud olen möönud küll sellele, et äkki minna isegi kuskil edasi näitlemiskooli, aga see pole 100% otsus. Mina ei lähe mitte kuhugi. Ma tunnen, et see on selline asi, mida ma teeks pigem hobi korras, mitte siis... Ja nüüd kohe otse ongi vaja näitlejatel joosta lavale. Kuidas sinuni üldse see revüü juhi roll jõudis või siis Keiser Stiinis kutsuti sind vist? Mulle oli siuke informatsioon. Seda kutsus jah, Morten kutsub mind Keiser Stiiniks vist. Ma isegi ei tea. Ma käisin ise kabareed kogu aeg vaatamas väikses saate, aga minu teada vist seal ei olnud nagu mingit ühte juhti. Võib-olla oli ka, ma täpselt ei tea. Ja siis kui tuli revüü, siis ma mõtlesin, et see on nagu perfektne võimalus panna ennast proovile. Mul oli ka plaan, kuidas ma tahaks, et revüü välja näeks. Mõned ideed jõudsid lavale, mõned mitte, mis on nagu täiesti okei. Mulle väga meeldib meie revüü. Kuidas see igapäevaelu nagu välja nägi sinu jaoks? Ärkan hommikul üles, vaatan telefoni. Mingi 5 inimest on kirjutanud, et hei kuule, sellega on probleem, sellega on probleem, ma ei tea, mis sealt saab, mis juhtub. Siis ma nii palju, kui ma ise oskan vastan, aitan, suunan nad siis edasi teiste tiimide juurde, teiste juhtide juurde. Kui ei oska, jooksen kähku õpilasesinduse ruumi, otsides Kadri ja siis ütlen, et Kadri, ma ei tea, mida teha. Ja siis ütleb, et kõik on korras, rahune, saab tehtud. Põhiliselt ongi, et suunata inimesi, vaadata, et kõik meeskonnad jõuavad ilusti. Mõned ka tahtsid natuke, ma pidin neid natuke suunama, et ajaliselt jõuda kõik asjad valmis ilusti. Lihtsalt igapäevane oli see, et vaadata, et kõik asjad laabuvad väga ilusti. Tuleb riiete vahetus, okei, ma panen jooksu.
oleme kinni püüdnud siis revüü enda heli ja valgusmehed. Kas on kade ka, et ise lavale ei saa? Ma olen kade, et ma ei saa tantsida, sest ma pean kõige selle muu jamaga siin tegema. Siis kui, ma ei tea, mikrofon läheb vilesse või unustan sisse lülitada, eile läbimängu ajal juhtus 2 korda. Kui ma etenduste ajal ikka seda tantsu vaatan, siis valguspuldis istudes ikka jalg natuke tatsuma läheb küll. Käib suht palju laval. Ma pean, täna eriti ma olen asendanud kedagi, nii et ma pean laval ringi käima ja igat asju tegema. Ta oli alguses helitiimi juht, siis ta täpselt enne esika nädalat ja haigeks ja see kõik see kohustus anti minu kätte. Päris huvitav, et alguses olin Janarile abis valguses ja kuna Gregori haigeks, siis mind tõsteti ümber sinna arvuti taha, et pean videoklippe neid tööle panema. Väärgelt ja... Kuidas tunne on? Läheb monoloogi panemaks. Meil on täpselt samad eeldused. Mina suutsin suunata nad enesesse. Teie kannutate need välja nagu hoora. Kas vastab tõele, et üks laul on Keito sinu enda tehtud? Meie tehtud. Ma ütleks, et sõnad on minu tehtud, aga nagu koostöö on olnud terve bändiga. Ma tahan seda laulu enda playlisti, et panete Spotify'sse ka selle või? UPT-ks ma pean tegelikult seda tegema, nii et jaa, millalgi ikka tuleb. Pulklen just trummis on vaja, kus pulk ära. Meil on väikene krahv. Meil on väikene krahv. Meil on väikene krahv. Meil on väikene krahv. Oleme arutanud kõike lisaetendusi. See kõik hetkel on teatri taga, ses suhtes, et me ei saa lihtsalt minna ja öelda, et me soovime nüüd lisaetendusi teha, sest neil on enda kava, neil on enda plaanid. Kui nagu järgmisel revüül peaks teatris olema, et siis see garderoob on kõige parem, sest et ainuke garderoob, kus on telekas. Kus teie hoiga liigada? Välja teeme. Ei tee. Ega ma siis sihukeste kartsidega ei saa kohviterile intervjuud anda. Kas oled oma võsukestega rahul? On hääled soojad, okkad kurgus ja vaim valmis? Ma olen nii uhke nendele, nad on nii tublid. Õhus. Kus tilluke talleke tatsas? Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal. Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal. Võtke rahulikult. Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal. Esileeru! Esileeru! Esileeru!
mis on ilusa meigi saladus? Highlight. Mu jaoks on bronzer ja kontuur oluline. Ma olen arstitädi. Ohohaa! Ja oled valmis lavale astuma? Hääl on soe, jalad soojad, lihased on valmis? Absoluutselt. Loomulikult ma olen valmis iga kell, I love revüü, ma olen valmis ju esinema, sest et see on mul hinges. Ja... Kas midagi on kadunud? Ei, ma tahaks just teisele poole kostüümidi ära. Siin on kõik, mis nagu peavad olema sirged ja siis siin on teised asjad. Ja mul on isegi üsna palju aega tegelikult kavade vahel, et ei olegi nagu väga kiireid vahetusi. Arvestades seda, et Liisal on vist kõige rohkem tantse. Huuled, see on mu lemmikteema. Me oleme valmis, ma tahaks loota. Kas ärevus on suur sees? Enam ei ole nii hull, varem oli ikka suurem. Tere, kallid esinejad! Igaühel teist on oma oluline roll, mis loob lavale elu ja energiat ning ma ei suuda oodata, et näha teid säraval! Olge julged, olge loomulikud ja nautige igat hetke! Särage nagu kunagi varem! Ma arvan, et proovid väga ei mõjuta nii väga, vähemalt mind ise ei mõjuta, loomulikult need on pikad päevad ja asjad. Meie vähemalt tegime nii, et sul on aega õppida peale kooli, me kohe ei hakanud proovidega pihta, ehk siis sul on aega õppida. Sul on aega ka, kui sa tahad, ma ei tea, trennis käia, mingid muud huviharidust, ma ei tea, mida teha. Ma ütleks, et pigem siis see revüü esika nädal, nii et sa oled iga päev teatris, sul ei ole aega õppida. Õpetajatele vist on ka öeldud, et see nädal töid väga ei tohi olla. Ma ei tea, kas õppimise kohta on midagi öeldud, aga noh, näidad, sa õppid ikka. Ja ma arvan, et see sõltub ses suhtes igast inimesest. Ma tean, et ükskord ma tegin ja seal läbimängu ajal istusin seal saalis ja tegin matemaatika kodusid ülesandeid. Nii et see on väga nagu inimese enda taga kinni. Sest ma tean, et mõnel on nagu lõpetab ikka kuldmedaliga. Ise on peategelane ja suudab kõike. Ja siis mõned on need, kellel on nii palju võlgnemusi, aga see on ka nende enda süü kohati. Pöörata tähelepanu lennuohutusjuhistele. Enne tõusu palume veenduda, et kõik käsipagasid on turvalised. Idee Kärisini puhul mina vist ütlesin naljaga, et kirjutage Instagrami, et seal nad niikuinii vastavad ja siis ta päriselt vastas ka. Kuna meil niikuinii ei ole sellist nii-öelda poiste nagu striptiisi, vaid see on pigem niisugune nagu tants, siis jah, ja me mõtlesime, et Kaur Vesper oleks just õige inimene selle jaoks, sest noh, teate küll. Lugupeetud reisijad, me vist jõudsime sihtpunkti. Mis osa etendusest oli teil kõige suurem lahkheli või võib-olla selline eriarvamustega koht? Kohe alguses, et millist pilti me soovime maalida Miinast. Kõige pikem aeg, mille peale me mõtlesime, oli peale esimese vaatuse lõppu, sest me ei teadnud, kuhu me tahame, et see lugu edasi läheks, sest meil oli teada, et esimene vaatus toimub haiglas terve aeg ja meil ei olnud siis ideed, mis sealt edasi saab.
oli kohe suvel alguses, me tegime lepingu, mis eelmised aastad ei ole olnud, kus me siis kirjutasime ära, mis tuleb teha, kuidas käituda, nagu mingid tavalised reeglid lihtsalt, et inimesed teaksid, millest kinni pidada. Alguses meil oli mõte panna sinna, et suhtes olevad paarid ei tohi tantsida koos, et vältida siis seda, et minnakse lahku ja tekib mingi draama läbi revüü ja siis esinemised nagu rikutakse sellega ära. Ja see kohe üldse ei meeldinud mitte kellelegi, kuigi see oli juhtkonna otsas, mida me tegime siis alguses ja siis sealt tuli päris palju värvilisi tekste nii minule kui juhtkonnale ja see oli suvel kohe üks esimese asju ja siis see kohe võttis mul nii, et ma istusin seal õpilasesinduse ruumis ja mul olid silmad märjad ja ma olin nagu appi, ma ei tea, mis ma teen. Kõik vihkavad mind. Aga siis me rääkisime asjad läbi ja me saime tehtud. Nii et ma ütleks, et see oli vist nagu esimene, mis mul meelde tuleb, kus ma olin, et appi, mis nüüd saab. No ma ei olnud teatrilaval ise olnud, teine valik oli Kultuurikeskus. Seal laval ma ei ise esinenud olnud, ma teadsin ja teatrilava tundus palju väiksem. Nii et ma kohe mõtlesin, et meil on nagu väga palju osalejaid, et ma ei tea, kas me mahume sinna ära. Aga siis me otsustasime käia mõlemas ringi. Tegelikult see lava ei ole nii väike, see lava on päris sügav, nii et siis joonised asjad me saamegi teha nii-öelda sügaval, mitte siis laiemad. Ja lava taga ma ütleks ka, et kuna me saame siis üleval mustas saalis riideid vahetada ja poisid on all keldris, siis nagu ruumi poolest pole ka väga probleemi. Need on meie revüü backroomid, hakkame vaatama. Nii, siin on süke eesruum, siin on vets. Me siis käime pesus ja valmistume siis revüü etenduseks, mis kohe varsti hakkab. On Kaur Ruudus. Nüüd on Kaur Ruudus siia tekkinud, lähme edasi. Etendusel on kindlasti saunateemaline asi sees, et siin on süke emotsioon ja vibe seatakse juba siin samas ruumis. Kõige lahedud vendade riietusruum. Siin on olnud 15 inimest korraga sees ootamas järgmist tantsimist. Mis protseduur siin käib praegu muidu? Näokreemitamine käib. Siin on tulekustutaja, millega on igat meeste tantsu aidates biitsepsi suureks näita. Võtad siit kinni ja siis võtad siit ja siis teed biitsept. Oleks ikka meeste tantsuks, oleks ikka kena normaalne pomp sees. Siin sa näed tihti inimesi kätekõverdusi tegemas. Nõnda, et sa pead neist üle hüppama. Kas viimane etendus rebid lipsu pooleks ka? Teeme nii. Ütleme, ta on nimepäev. Okei, siis palun lähme. Nägime lavalt, et sul on üks ääretult äge pilge, see näeb välja nagu klaver, samas ta on nagu kitarr, millega on tegemist. Nagu öeldakse, siis hea lapsel on mitu nime. Seda saab kutsuda siis eesti keeles kitarrisündiks äkki. No eelkõige jah, sai nagu revüü jaoks ostetud selle. Tulevikus saab ka kasutada, on ju, päris äge. Ja siis tegimegi selle ostu ära. Tahan armastada nagu filmis, kaadri taga sinu silmis.
sinu siis sõnum või soovitus või nipp järgmisele revüü juhile? Ära võtta asju südamesse. Inimesed ütlevad kas vihahoos või meeleheites igasuguseid asju. See ei tähenda, et nad mõtlevad seda. Nad võivad sulle öelda, et issand, sa ei meeldi üldse, ma vihkan sind, aga tegelikult asi ei ole nii projektijuhina. Sa pead olema kindel, et kõik suhtlus laabub ja et ei oleks mingeid lahkhelisid mitte kuskil. Aitäh teile, et te tulite vaatama meie imelist revüü etendust Sibeerium.